Tervist, olen Illar Kohvinäevalt ja täna on kolmapäev, 5. jaanuar aastal 2022 ning ilm on selline suhteliselt ilus ja räästatest tilgub vett. 1 kraad on õues sooja, nii et selline nagu varakevadine ilm. Aga täna ma leidsin oma postkastist kena ümbriku seest. Siis saadeti mulle ajakirjad Saatussaladused ja müstilised lood, nii et seekord tulid need, seekord saabusid mulle need ajakirjad ümbriku sees, aga järgmises kuus tulevad mulle jälle lahtiselt postkasti. Siinkohal tänan ajakirjade peatoimetajat Anne-Mari Alberit ja Greta Kaupmeest ning üldse toimetust ajakirjade eest. Nii, ja nüüd alustan siis ülevaadeta, sest mõlemas ajakirjas on ka minult intervjuud. Ajakirjas Saatussaladused on minult intervjuu seekord näitleja ja parodist Pille Pürgiga. Nii et Pille Pürg, Pisaras päikesetüdruk. Pille Pürgiga on minu intervjuu Saatussaladused ajakirja 16. ja 17. leheküljel. Nii et Pille Pürg astub oma 50. sünnipäeval vastu püstipäi, suurimad soovid tema elus on täitunud. Nii et saate siit lugeda. Ja ajakirja müstilised lood esikaanel on siis Helena-Reet Hennet, müstiline maailm ja omapärane inimene. Nii et Helena-Reet Hennet on ka veebiportaali ohmikossid.ee peatoimetaja. Kunagi olin ka mina tema portaali kaasautor, aga nüüd juba ammu ei ole enam. Ja siin on siis sisukorras on näha, et Villu Põldmaa hing võib pahasti haiseda. See on üks minu intervjuu ja siis on jälle, nagu ütlesin, Helena-Reet Hennet, et näen inimeste sisse, aga see on väga kurnav. Nii siis müstiliste lugude leheküljel 26 on siis minu intervjuu astroloog Villu Põldmaaga. Nii et tema vastab siis küsimustele, kas on vaime näinud, kas kummitusi kardab, horoskoobid ja nii et saate siis lugeda ise. Ja siis Helena-Reet Hennetiga on minu intervjuu leheküljel 42, 43 ja 44. Nii et Helena-Reet Hennet ütleb, et näen inimeste sisse, aga see on väga kurnav. Et kui ma ennast ei blokeeri, tunnetan, et mis juhtuma hakkab ning kui endale kaitsemööri ümber ei loo, siis asjatu informatsioon röövib minult palju energiat, ütleb uudisteportaali Nordenbladet juht Helena-Reet Hennet. Ja leheküljel 58 on minu intervjuuga Katrin Siskaga, et Katrin Siska kardab kummitusi. Et Illar Kohv uuris, mis mõtted teispoolsus ja elu mõtte kohta on Vanilla Ninja lauljataril Katrin Siskal. Et siis vastab ka tema. Ja ajakirja müstilised lood tagakaan on siis Hennet psühhiaater, et Jüri Hennet psühhiaater. Ja Jüri Hennet on siis Helena-Reet Henneti isa. Nii, ja teen ülevaatega siis 31. detsembri ehk vana aasta viimase päeva 4 teatajast. Sõnakus on ka minult 2 lugu see. Nii, 31. detsembri 4 teataja küsitluses siis, et kuidas Eesti koroonaga toime tuleb, vastavad siis selgeltnägijad Kadri-Kristelle Karu, Rita Kaljus, Inglikaitse, Toomas Hari ja selgeltnägija, Hannes Vanaküla maag, Villu Põldmaa astroloog, Viktoria Petlem nõid, Ingrid Stahl selgeltnägija ja ta on ka psühholoog ja Heino Mart Laisk nõid. Ja 4 teate leheküljel 9 on siis minult artikkel, et Mulgimaa teeviidad eksitavad nagu virvatuled. Et siin on siis juttu sellest, et Kõpus siis näitavad sildid kenasti, et on olemas tankla, kus saab autodele kütust tankida, aga kahjuks see tankla ei tööta juba mitu aastat, nagu siin kohalikud ja seal Coopi poest teati mulle nagu öelda, et see on täitsa eksitavad sildid.
Et muidugi oleks palju mõttekam see, et kui uuesti see tankla hakkaks tööle, et inimesed saaksid seal ligemal koha peal oma autot tankida, aga kui tõesti seda tööle ei saa hakata, siis võtku parem need sildid maha, et rahvast ei eksita. Nii mina arvan selle asja kohta. Nii et sellised lood siis minult, jaanuarikuu ajakirjades müstilised lood ja saatussaladused ja 31. detsembri 4 teatas. Tervitan siinkohal Anne-Mari Alverit ja palju edu ja jõudu temalegi uuel aastal, või noh, ikkagi uus aasta alles, täna on 5. jaanuar, võib veel soovida. Nii et kõik head ja uute kohtumisteni, nüüd mina, Iljar Kohvi Inavalt.